Tere! Siin Brüsseli päevik Yana Toomiga. Nagu te teate isegi, meil on siin puhkenud konflikt Euroopa välisteenistuse ehk nii-öelda Euroopa välisministeeriumi ümber. Kaalul on mitte vähem kui asutuse staatus või saatus. Kas see likvideeritakse, reformitakse, tugevdatakse, nõrgendatakse või hoopis midagi muud? Ja kas Kaja Kallas jääb selle juhiks ja kui jääb, siis millise mandaadiga? Paljudele Eestis, ma tean, meeldib arvata, et kulisside taga peetav sõda käib just Kaja Kallase isiku pärast. See on tõsi, kuid ainult osaliselt, kusjuures osa on väga väike. Euroopa Liidu välisasjade kõrget esindajad süüdistatakse ülbuses, konfliktsuses ja diplomaadile sobimatus avameelsuses. Ma ei vaidle vastu, Kaja oma iseloomuliku otsekohesusega olukorda tugevalt raskendas. Vaevalt oleks pidanud Trumpi kohta ütlema, et vaba maailm vajab uut liidrit. Seda oleksid võinud öelda Macron, Merz, Meloni, kuid mitte Euroopa kõrgem diplomaat. Teisest küljest ütles Kaja Iisraeli ja parteiide kohta, mille järel Iisraeli välisminister temaga suhted katkestas suletud uste taga, lootes, et seal öeldu sinna jääbki. Nii et siin on Kaja süü minimaalne. Suletud uste taga räägitakse alati rohkem, kui saab tsiteerida meedias. Seda, kui sobiv või mitte sobiv Kallas oma ametikohal on, oli teada juba ette. Kuid tegelikult on konflikt palju laiem ja ei piirdu Kaja Kallase isikliku asjaga. Küsimus on selles, kes ja millise mandaadiga võib rahvusvahelisel areenil Euroopa nimel sõna võtta. 15 aastat tagasi loodi selleks Euroopa välisteenistus. Kuid et see ei muutuks liialt iseseisvaks, pandi selle etteotsa koguni 2 ülemust. Ehk siis Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon. See sõge otsus võeti vastu kell 3 öösel, kui läbirääkimiste osapooltel oli üks ainus soov magama jääda. Ja selline 2 ülemusega lahendus kehtib siiani. Kui kriisid järgnesid üksteisele ja saabus aeg vastuoluliste otsuste tegemiseks, muutus arusaamatuks, kes mille eest vastutab ja kellel millised volitused on. Kaja käitus liiga iseseisvalt. Ursula, Euroopa Komisjon, hakkas teki enda poole rebima. See kõik ei meeldinud omakorda Prantsusmaale ja Saksamaale, ehk siis nõukogule. Prantsusmaa andis esimese löögi. Nüüd tuleb midagi otsustada. Kas anname välispoliitika ülevõimu Euroopa Komisjonile või tugevdame nõukogu rolli või tugevdame Kaja Kallase positsiooni, et tema oleks Euroopa Komisjoni teine inimene, kellel on võim välissuhete, kaubanduse ja arenguvolinike üle. Ühesõnaga, lõpetame selle segaduse ära. See, nagu mõistate, ei meeldinud Ursula von der Leyenile ning tema kodumaale ehk Saksamaale, kuigi ametlikult pole Saksamaal selget seisukohta. Seal on teatavasti koalitsioonis konservatiivid ja sotsid, kellel pole kerge omavahel kokkuleppele jõuda. Peaasi, et Prantsusmaa ei tohiks initsiatiivi haarata. Kuid võitlusel on ka teised tasandid. Prantsusmaa esindab liberaale, kellel õnnestus olulisele ametikohale paigutada liberaal Kaja Kallas. Saksamaa esindab konservatiive, kes jäid antud juhul tühjade pihkudega. Lisaks on Euroopa Parlamendi roll, millest von der Leyen üritab teerulliga üle sõita. Meie kinnitasime Kaja ametisse, aga nüüd tuleb Ursula ja ütleb, ma ei tea midagi, võtame Kallase maha või võtame temalt osa tööd ära. Kogu see segadus tekkis erakordselt ebasobival ajal. See, et komisjonis intrigeeritakse, kuigi võiks kulutada energiat kontinendi jaoks kasulikumalt, on vastik. Aga mõistan mingil määral ka Prantsusmaad. Kui olukord on teravnenud ja midagi tuleb otsustada, siis tulebki otsustada. Lõppude lõpuks ongi see nägelus, Euroopa diplomaatia peamine läbikukkumine. Ameerika ja Hiina meeskonnad tegutsevad ühtselt. Meil aga valitseb sasipundar. Poliitika pole ju lasteaed. Vähemalt ei peaks seda olema. Püsige terved ja kohtume nädala pärast.